valdkonna kolleegidega ja meil on järjekordne infotund kavas täna siis teise suurema seadusemuudatusega, mida siis just meie valdkonnast koolijuhtide poole ja koolide poole sellel aastal minemas on, ehk siis koolijuhtide atesteerimise määrus on siis see, millest täna rääkida tahame. Aga enne kui ma asjaosalistele eelkõige protsessis osalenutele siit sõnajärje edasi saan anda, tahaksin ma ikkagi suure südamega tänada kõiki, kes on olnud sellel ühisel koosloome teekonnal meiega kaasas, sest omamoodi on need kaks suurt seadusandlust üksteist täiendavad nii-öelda läbi sellise sissevaate eneseanalüüsi on justkui nii õpetajate karjäärimudel kui ka juhtide atesteerimine selline ühtne kvaliteediring, kus tegelikult areneda saavad ju tegelikult mõlemad pooled ja need teekonnad saavad lahti olema. Ja võib-olla, mida tahaksin hästi esile tõsta, kõigepealt seda, et see on nüüd, ma arvan, küll üks selline klassikaliselt tugev näide, kuidas teaduspõhisele vaatele järgneb ka seadusloome poolt siis poliitika kujundamine. Ehk et me tugineme ikkagi väga tugevatele argumentidele ja tore on see, et me oleme saanud tugevasti seda atesteerimise protsessi ka piloteerida ja analüüsida. Ja siinkohal tahan tõesti südamest tänada Tallinna Ülikooli kolleege kindlasti ühelt poolt, et kogu selline maailmateadmus meie poliitikasse tuua ja teiselt poolt Eesti Koolijuhtide Ühendust, siis, kes on väga suure abikäe andnud just korraldusliku poole pealt selleks, et koolijuhtide ühendus just koolijuhtide häält saaks tugevasti esindada ja kogu sellises koosloomes kaasas olla. Nii et need kaks osapoolt saavad kenasti tulevikus koos kokku ja ma usun, et kasu sünnib kõikidele, eelkõige loomulikult koolijuhtidele endile. Ja siinkohal ei tahaks ma mitte jätta märkimata ka neid julgeid esimesi koolijuhte, kes eelmisel aastal alustades läbisid esimese atesteerimise arenguprogrammi, kus olid kaasas nii koolipidajate esindajad, koolijuhid kui siis, nagu öeldud, ülikoolide inimesed. Ehk et selline esimene piloot kindlasti andis esimese kogemuse, mida siis nüüd tõesti julgustan jagama, et on millest õppust võtta ja millise kogemusega edasi minna. Ja mina siin rohkem akent kinni ei hoiagi, annan sõnajärje tagasi siit Liisile ja soovin siis kõigile head kuulamist ja kindlasti kaasamõtlemist ja küsimuste küsimust, et vestlusaken on ka lahti, et saate sinna kirjutada. Nii et läheme teele. Ole hea, Liis. Nii, aitäh Annale sissejuhatuse eest ja tõesti sellised olulised tänusõnad on juba öeldud. Et aitäh kõigile, kes te olete ka võtnud selle aja, et siia kohale tulla. 12. veebruaril on määruse tagasisidestamise tähtaeg. Ehk et praegu oligi see mõte, et praeguses etapis saame määrust tutvustada, saame võib-olla sellised etteruttavalt juba mõned küsimused ära vastata ja selleks, et teil oleks kergem võib-olla seda määrust ja seletuskirjaga lugeda ja tagasisidestada. Et siis ajaplaan ongi selline, et päris tihe, et kui te tagasiside meile ära annate, siis me töötame sellega, vaatame, mida me saame kaasa võtta, me juba ise ka paari asja oleme juba siin, esimesed tagasisided on juba tegelikult tulnud, näiteks Aule kaudu juba, et siis teeme vajadusel täiendused ja siis saame juba ministri allkirjaga teele minna ja 1. märtsist siis määrus peab jõustuma. Ja tegelikult me saame ju minna sellises selles mõttes ikkagi rahulikus tempos, et kõiki koolijuhte ja pidajaid ei pruugi see muudatus kohe märtsikuust puudutada. Et esialgu siis tõesti need, kes osalevad arenguprogrammides või soovivad saada ise atesteerimise ekspertideks, et siis need koolijuhid ja need pidajad on kõige esimeses etapis kaasatud ja järgmisena siis tõesti need, kes on pikema, kelle tööstaaž on juba pikem kui 10 aastat, et nendega tuleb siis see esimeses etapis see teekond ette võtta koos siis pidaja ja koolijuhtide ühendusega. Ja läheme siis, praegu on plaan selline,
kuna tegemist infotunniga, just nimelt infotunniga, et siin on 127 inimest, et siis tõesti pigem me räägime palju siit poolt ja chatis saame võtta küsimusi. Lõpuks, kui meil jääb aega, siis püüame jätta ka sellise avatud aknavooru, et kes käega annab märku, et võib-olla jääb ka sellisteks küsimusteks aega, aga tõesti tänase kohtumise eesmärk on eelkõige info jagamine. Ja eelkõige on eesmärk täna ka siis sellisele ühisele pildile tulla, et siin on, ma usun, et siin grupis on inimesi, kes on sellest teemast väga põhjalikult juba teadlikud, võib-olla mõned, kelle jaoks on see veel uus teema, et sellepärast võib-olla mõne jaoks räägin juba pikalt tuntud infot, aga me arvestame sellega, et võib-olla on siin osalejaid, kes tõesti esimest korda põhjalikumalt uurivad selle kohta. Ligikaudne ajakava on ka, see on tõesti selline ligikaudne, et oleme valmis ka selleks, kui mõni teema läheb kiiremini või aeglasemalt, et ütlen tõesti enda poolt veel siin, et ministeeriumi poolt on veel ka Indrek Kilk, õigusnõunik siin mul kõrval täitsa olemas ruumis, et kui on õigusalaseid küsimusi, siis ka tema on siin juures olemas. Siis Tallinna Ülikooli poolt Daniel Reinaru, loodan, et on siin olemas osalejate hulgas, saab ka sisuliselt veel sissevaadet anda ja koolijuhi ja pidaja vaatest Aule Kink ja Hille Ilves saavad ka oma kogemust jagada, kuidas neil läks esimene arenguprogramm, millised mõtted sealt tulid, millised on sellised võib-olla ka mõned sellised hirmukohad või riskikohad, aga enamasti ma loodan, et sellised kogemuslood. Ja natuke siis taustast ikkagi alustame algusest, et see meie süsteem, koolijuhtide hindamise süsteem, tegelikult selle ootus tuleb juba haridusvaldkonna arengukavast ja täpsemalt kirjutati siis koalitsioonilepingusse 2023 ja tegelikult samal aastal ja samal ajaperioodil täpselt valmis ka uus haridusjuhi või uuendatud haridusjuhi kompetentsi ja karjäärimudel ja oli siis töörühm selleks loodud, kes alustas selle rakendusplaani koostamisega ja sellest tegelikult kasvaski välja atesteerimise süsteem. Ja selle töörühmas olid tõesti mõlemate ülikoolide esindajad. Meil olid veel hariduseksperte seal. Loomulikult oli koolijuhtide ühendus kogu aeg ja siis ka pidajate esindajaid. Ja seetõttu, nagu Haana tegelikult sissejuhatuses mainiski, et tegemist on tõesti sellise tõenduspõhise süsteemiga. Natuke veel seda ajaliini teile, et meenutuseks, kui pikalt oleme sellel teemal juba tööd teinud, et 2023 algasid esimesed arutelud, sellised laiapindsed olid esialgu, siis läks juba töörühma keskseks ja tegelikult oluline koht on siin veel ära mainida 2023 aastal, kui ka Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Haridus- ja Teadusministeerium lõid hea tahte kokkuleppe, kus koolijuhid võtsid ka endale sellise suurema vastutuse koolijuhtide arengu toetamise ja järelkasvu tagamise eest. Ja 2024 siis juba veebruaris valmis ka see rakendusplaan selle atesteerimissüsteemiga ja alustasime siis kokkulepet Tallinna Ülikooliga atesteerimissüsteemi väljatöötamiseks. Tallinna Ülikool siis koos koolijuhtide ühendusega töötas koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga töötas süsteemi välja. Detsembris valmis kavand, vahepeal oli ka väljatöötamiskavatsus kooskõlastusringil, kus te saite ka juba kõik kaasa rääkida. Ja eelmisel aastal siis oli juba põhikooli gümnaasiumiseadus kooskõlastusringil ja siis aasta lõpus siis president kuulutas ka seaduse välja ja nüüd oleme siis selle rakendusakti kooskõlastamise sammus. Ja miks me seda kõike teeme, on ikkagi kooli juhtimise ja koolipidamise kvaliteedi tõstmise nimel. Et meil on mitmeid argumente, kus meil on see kvaliteet ebaühtlane ja selleks on vaja siis tööd teha ja see on üks meetod, üks võimalus selleks. Ja toon välja ka atesteerimise sellise suurema eesmärgi, et siin on võib-olla ka ajakirjanduses ja võib-olla ka teil omavahel on liikunud väga erinevaid nägemusi sellest, et see süsteem on ikkagi eelkõige koolijuhi professionaalse arengu toetamiseks ja tervikuna kooli juhtimise kvaliteedi tõstmiseks.
ja see on siis tegelikult üks teema siis mitmest, et tegelikult me ju tervikpildis päris mitme suunaga liigume selle koolijuhtimise kvaliteedi tõstmise poole ja Hana juba mainis mõistet kvaliteediring, et siin tõesti kõik teemad on omavahel seotud, et võib-olla kõigepealt selle kvaliteediringi all toon välja selle, et ma loodan, et väga paljud või enamus on teist kursis ka kvaliteedi hindamisega ja kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamisega. See on see, mida Hariduse Kvaliteediagentuur korraldab, et on päris paljude pidajate juurde jõudnud, paljude koolijuhtide juurde jõudnud. Ja tegelikult see atesteerimise sisu on kooskõlas hariduse kvaliteedi hindamisega. Ehk need pidajad ja koolid, kes on läbinud nii selle atesteerimise sellise esialgse testi kui siis kvaliteedi hindamise, siis tagasiside on selline, et nad on omavahel seotud ja üks on siis organisatsiooni hindamine või tagasisidestamine, teine on siis juhi tagasisidestamine ehk et milliseid tegevusi juht teeb, on atesteerimise eesmärk siis selles protsessis. Hästi oluline on see, et meil on haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendõppe, meil on ESF-i programm käsil, kus tegelikult kogu meie täiendusõpe saab toetatud ja tegelikult praegu nii Tallinna kui Tartu Ülikooli kodulehtedelt te näete ka väga palju täienduskoolituse võimalusi ja kõik, mis puudutab konkreetselt atesteerimist, ongi eelkõige siis hetkel Tallinna Ülikool pakutavates programmides. Seal on nii põhimõtteliselt koolijuhtidele ka nii alustavatele kui ka juba ekspertidele, meistritele, süsteemimuutjatele, pidajatele ja pidajatel on ka mõeldud täiesti atesteerimise toetamiseks arenguprogrammid ja on ka plaan selline, et Tanja saab võib-olla hiljem ka täpsustada, et tegelikult need sellised lisaks juhendmaterjalidele selline arenguprogramm või koolitus on ka plaanis siis Moodle'i keskkonda viia. Et see tähendab seda, et kui need pidajad, kes täna on aktiivselt need arenguprogrammid, aga teil tuleb see atesteerimisprotsess alles võib-olla 2 aasta pärast, et siis tegelikult saab oma teadmisi seal siis ka nii-öelda veebi teel värskendada. Haridussilma arendusega oleme tegelenud pikalt, oleme kas te testinud, ma usun, et ka teie hulgas on inimesi, kes on testinud nii juhtide enesehindamise vahendit, 360 tagasisidet ja siis nüüd hetkel testime atesteerimise mudelit. Ja tahan siia tuua ka, kuna siin on palju pidajaid ka on ju siin grupis, et hea pidaja tava, selle kohta saate täpsemalt Roberti käest küsida, Robert Lippini käest, et tegelikult hea pidaja tavas on ka kokku lepitud. Selles mõttes selle töögrupi poolt on välja pakutud siis selline juhend või tava, et mida siis nii-öelda hea pidaja teeb oma haridusjuhtide toetamiseks ja seal tegelikult on nii arenguvestlust kui atesteerimist ka natuke avatud. Atesteerimist küll ainult natuke nii-öelda viitamisega, et arenguvestlusel on seal rohkem sisu ka. Aga see on küll hästi oluline asi, millest te hakkate kohe varsti rohkem kuulma. See peaks valmima siin veebruari lõpupoole ja märtsist on minu teada juba ka planeeritud sellised tutvustavad ringkäigud. Ehk et pidajale on ka hästi palju tegelikult tegevusi praegu suunatud. Nii, ja läheme siis konkreetselt muudatuste juurde. Et igal 5. tööaastal toimub atesteerimine ja selle komisjoni moodustamise ja selle korraldamise tingimused loome siis ministri määrusega. Ja sellesse komplekti kuulub ka arenguvestluste nii-öelda kohustuslikuks tegemine, et tegemist on mõne pidaja jaoks sellise teemaga, mis on elementaarne, mingi arenguvestlused, koostöövestlused, tulemusvestlused on tegelikult väga paljudel juba pooltel omavalitsustel praktikas sees, aga kuna pooltel ikkagi veel ei ole, siis me peame seda oluliseks seda sellisel moel ka veel jõustada. Ja olulised märksõnad, mida ma kindlasti tahan, et sellest atesteerimisest kõigile meelde jääks, tõesti on see, et see on õppimistoetav juhtimine on siin fookuses, ehk et siis kooli põhiprotsess, siis see atesteerimine kui kujundav hindamine ja tõesti see atesteerimise tagasiside on
väga sisuline tagasiside ehk et kindlasti ei jääks märksõnad näiteks bürokraatia, et pigem vastupidi, tegemist on väga sisulise protsessiga. Ja selline lühike skeem ka, et kuidas see kõik välja näeb. Et kõigepealt ongi siis esimesed etapid on komisjoni moodustamine. Aule natuke räägib hiljemalt sellest täpsemalt ka, aga esimeses faasis ongi vaja teha kokkulepped Eesti koolijuhtide ühendusega. Siit on siis Aule on kontaktiks. Aule natuke hiljem avab ka seda, aga minule teadaolevalt on ta juba päris mitme omavalitsusega juba kontakti võtnud ja kokkuleppeid teinud, et kuidas need esimesed 2 aastat peaks ajaplaanis välja nägema. Siis direktori teavitamine. Direktoril peaks jääma vähemalt 60 päeva aega siis oma eneseanalüüsi koostada teavitamisest ehk et sellega peaks arvestama, et kuna see on põhjalik dokument, vajab süvenemist ja selleks peab jääma piisavalt aega just eriti nendel, kes praegu esimest korda protsessi tulevad. Need, kes edaspidi süsteemselt juba teevad arenguvestlusi igal aastal, kes on juba harjunud sellega, et siis tegelikult nende jaoks ei tule see midagi kuidagi ootamatult, aga praegu tuleb siis toetada, et need esimeses järgus need olevad koolijuhid kuidagi surve alla ei satuks, et nende jaoks oleks selline piisav ettevalmistusaeg olemas. Eneseanalüüsi ja pidaja tagasiside saab esitada haridussilmas, seal on selline keskkond või vorm loodud. Seda on ka tegelikult, kes on juba esimeses etapis testinud, et seda on ka tegelikult pidevalt täiendatud ja ilmselt ka veel täieneb, aga põhifookused on olemas, need on ka määruses ära nimetatud. Ja kui dokumendid on olemas, et siis atesteerimis kellegi nii saada. Vähemalt 30 päeva peab jääma ka komisjoni dokumendide analüüsimiseks. Ja seal ka jällegi ma võib-olla natuke rutan ette, et Daniel võib-olla selgitab ka täpsemalt lahti, aga seal on neil 2 arenguprogrammi jooksul on päris selline hea süsteem juba välja töötatud, kus tegelikult iga selline alakategooria on neil komisjoni liikmete vahel ära jaotatud. See tähendab seda, et ühele komisjoni liikmele jääb võib-olla on ka väiksem koormus, et töö on jaotatud, töö on läbi mõeldud ja seda kõike seal arenguprogrammis teiega ka läbi töötatakse ja õpetatakse. Siis dokumentide analüüs toimub. Dokument on võimalik komisjonil ka selles mõttes täiendamiseks saata. Ehk et kui esineb selliseid asju, mida on vaja täiendada, siis komisjonil on õigus seda teha, saata täiendamisele. Ja kui dokumendid on koos ja üle vaadatud, siis tegelikult toimub nende analüüs ja analüüsi põhjal vestluse ettevalmistamine ja vestluse läbiviimine. Vestlus on tegelikult hästi kesksel kohal just selles mõttes, et kuidas ja mis tunne kõikidel osapooltel sellest protsessist jääb. Ehk et see on võib-olla kõige sellisem tähtsam just emotsionaalselt ja seetõttu tegelikult seda atesteerimise vestluse ülesehitust ja läbiviimist, testimist, seda ka arenguprogrammides sellele päris palju rõhku pannakse, et see oleks kõikidele osapooltele toetav ja edasiviiv. Siis kui vestlus on toimunud, et siis 2 nädala jooksul peab olema vormistatud ka see tagasiside. Et tagasiside tegelikult sellise põhja saab panna juba ju varasemalt kokku, on ju enne vestlust. Vestlusel saab täiendavaid küsimusi küsida, analüüsida, kuulata koolijuhi nägemusi veel ja siis tekib see tagasiside vormistamise koht. Ja tegelikult ongi siis kiirelt öeldes selline protsess läbitud. Ma natuke mõnel asjal peatun veel. Ütlen veel selle ka, et kuna 1 kord aastas on arenguvestlus, peaks vähemalt 1 kord aastas toimuma, siis on selline soovitus, et pärast seda atesteerimise komisjoni tagasisidet võikski toimuda pidajaga arenguvestlus selle tagasiside põhjal. Ehk et vaadata, mis seal siis täpselt on, mis on tegevust, mida saab edaspidi teha, kuidas saab planeerida võib-olla täienduskoolitust või muud toetust. Et sellega saab siis edasi selliselt toimetada, et tekibki selline süsteemne ring. Nii,
Komisjoni siis kuuluvad, pidaja moodustab komisjoni, ehk et pidajal on hästi oluline roll siin. Ja komisjonis on siis pidaja esindaja, 2 koolijuhtide ühenduse nimetatud esindajat ja võimaluse korral ka haridus- ja või juhtimisvaldkonna ekspert. Et praegu on arenguprogrammides on kaasatud selleks Tallinna ja Tartu haridusjuhtimise alaseid eksperte. Ja pidaja kehtestab ka komisjoni töökorra ja valib esimehe. Ja oluline on ka see, et atesteerimise tegevustest võtavad osa kõik komisjoni liikmed, ehk et kui näiteks, kuna neid on vähe liikmeid ja kõigil on ilmselt oma roll seal kokku lepitud, et siis ka vestlusel on hästi oluline, et kõik komisjoni liikmed osaleksid. Ja peatun natuke ka veel komisjoni tagasisidel, et eneseanalüüsist ja pidaja tagasi ja sellisest sisust natuke tutvustab teile ka veel Daniel. Aga komisjoni, need on need küsimused, mis meile kõige rohkem on võib-olla tulnud, et tegelikult kui juht kõik etapid läbib, ehk et ta on teinud eneseanalüüsi, mitte ainult teinud, vaid ka ennast analüüsinud. See eneseanalüüs on loetud komisjoni poolt nii-öelda vastuvõetavaks, kui pidaja on tagasiside andnud, pidaja on kinnitanud, et koolijuht vastab kvalifikatsiooni nõuetele, siis tegelikult koolijuht on selle atesteerimise läbinud. Ehk et sellist nii-öelda läbipukkumist ei ole selles protsessis võimalik tekkida. Ehk et sellepärast see ongi selline, miks ma rõhutasin, et see on kujundav hindamine, see on nagu haridussüsteemis teile kõigile tuttav. See on kõige efektiivsem tagasiside viis ja tegelikult selle tagasiside põhjal tuleb selline väga põhjalik soovituste nimekiri, tagasiside, just kuidas selle koolijuhi professionaalset arengut toetada ja tegelikult on see tagasiside ka pidajale. Et pidaja näeb kõrvalpilgu läbi siis neid tegevusi, mida koolijuht on koolis teinud just õppija toetamiseks ja see annab siis võimaluse talle edasiste sammude planeerimiseks. Et see ongi kogu selle süsteemi väärtus, väga kvalitatiivne süsteem on see. Tõesti, tagasiside on põhjalik. Need, kes on sellest praegu rääkinud või kes on kogenud, hetkel on põhjust arvata, et kõik on selles protsessis kasvanud, kõik osalejad, ehk et ka need koolijuhid, kes osalevad komisjonides, ka need iga kord tegelikult selles protsessis arenevad ja tänu sellele tegelikult tervikuna meil hariduse kvaliteedi ja haridusjuhtimise kvaliteet ju tõuseb. Ja panin kirja ka mõned sellised esimesed sammud, et mis on tegelikult kõige esimesed asjad, mis on vaja tegema hakata, ehk et pidajad saavadki vaadata üle, kuidas on direktorite tööstaažid ja koolijuhtide ühendusega siis ajakava kokku leppida. Aulega saab ühendust võtta ja toon ka siin selle kommentaari ära, et vajadusel tuleb võtta siis volitus komisjoni moodustamiseks volikogult, et kui seda pole delegeeritud valitsusele ja võib-olla, mida ma siin veel märgin ära, et seletuskirjas oleme seda ka natuke välja toonud, aga oluline on see, et see pidaja esindaja seal komisjonis oleks see isik, kes tegelikult ka on kas otsene ülemus või et kes on kursis päriselt selle tegevusega, mis seal haridusasutuses toimub. Et see tasub hästi läbi mõelda, et eriti kui on sellised kohalikud omavalitsused võib-olla, kus on hästi palju neid, võib ametnikke olla, teoreetiliselt võib, ma ei tea, volikogu esimees, vallavanem, linnapea olla see pidaja esindaja seal, aga mõelge see tõesti läbi, et see oleks võimalikult kvaliteetne. Ja kindlasti tasub pilk peale visata ülikoolide poolt pakutavate täienduskoolituste võimalustega. Hetkel tõesti see, mis puudutab konkreetselt atesteerimist, seda pakub Tallinna Ülikool, aga Tartu Ülikool pakub ka väga palju olulisi täienduskoolitusi, mis on selle sama teema puhul olulised, näiteks andmepõhine juhtimine, et tasub pilku peale hoida, et tegelikult need toetavad koolitused on olemas. Juhendmaterjalid on juba esialgselt välja töötatud, me täiendame veel neid
kodulehel, Haridusministeeriumi kodulehel on ka esialgsed korduma kippuvad küsimused välja toodud. Me täiendame neid pärast tänast kohtumist veel ja sealt saate hakata vaatama ka, et kui on mingid sarnast tüüpi küsimusi meile tulevad, siis me vastame sinna. Ja loomulikult hea pidaja tava, mis on kohe tulemas, et seal tasub ka vaadata tervikpildile otsa, et kuidas teie omavalitsuses või teie poolt peetavate haridusasutuste hulgas on just see süsteem loodud, kuidas oma juhte toetada. Ja koolijuhtide esimesed sammud, et need, kellel on seisab atesteerimine esimese 2 aasta jooksul ees, et tasub juba vaadata, pilku peale visata, see juhendmaterjalid on kõik juba kodulehel ka olemas. Haridussilma me püüame ka saada võimalikult ruttu laivi, sest tegelikult kui teie jaoks hakkab olema ükskõik millise koolijuht, tegelikult ka mitte ainult koolijuhi jaoks, ütleme nii, et kõikide haridusasutuste juhtide jaoks on haridussilmas sisekeskkond, kuhu te saate sisse logides ligi edaspidi siis 3 võimalikule hindamismudelile. Üks on siis kompetentsimudeli põhinev selline enesehindamise mudel, et seda saab kasutada või võtta aluseks iga-aastase arenguvestluse jaoks. Siis 360 on seal võimalik veel teha samal mudelil põhinev, et saate veel ka osapooltele laiali saata seda, et iseenesest me soovitame 360 hindamist 1 kord 5-aastase perioodi jooksul läbi teha, et see on soovitus koolijuhtidele ja kindlasti siis tutvuda ülikoolide poolt pakutavate täienduskoolituste võimalustega, ehk et koolijuhid, kes lähevad lähiajal atesteerima, et siis teil on võimalik reaalselt minna arenguprogrammi näiteks või seal on täienduskoolitus, kui on selline pealkiri nagu õppimist toetavad juhtimisviisid, siis see on teile. Nii. Korraks näitan teile ka kiiresti paari seda haridussilma vaadet, ehk kui juht sisse logib, siis ta näeb seal selliseid hindamisi, ehk et üks on see kompetentsimudeli hindamine, mida te seal näete, see on siis näidiskeskkond, näidistega tehtud ja siis koolijuhi atesteerimine, et siin on praegu see minu näidis sees, et siin on näha ka, et mis etapis mingid hindamised on. Siin on üks näidis, ehk et tegelikult esialgu on nii, et selle meeskonna sisestab koolijuht ise. Et siin te näete ka, et lisaliige saab lisada liikmed endale komisjoni liikmeteks, kes siis teie materjale näevad. Ja siin on siis näidis, et 3 osast koosneb koolijuhtide eneseanalüüs, on juhtimiskäsitlus, töö tulemused ja areng. Ja siin on lahti jätsin just selle töö tulemused, mis toetavad nende õppimist toetavatele juhtimisviisidele, et siit iga noole alt tegelikult tuleb siis lahti veel täpsem tabel, mille alusel saab siis seda ennast juba analüüsima hakata. Ja nagu ma ütlen, et tegelikult see jääbki koolijuhtidele kogu aeg kättesaadavaks selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et mingi keskkond avaneb, ma ei tea, mingi 2 kuud enne atesteerimist. Ei, et tegelikult te saate kogu aeg jälgida, ka sellega seonduvat võib-olla oma tegevusi planeerida, läbi mõelda, et kuidas on praegu teie eesmärgid püstitatud, et see on ka teile infoks. Nii, ma annan vahepeal sõna Danielile. Daniel, kas sa oled siin olemas? Ja, suur tänu. Ma loodan, et mind on kuulda. Väga tore, rõõm ka siin olla ja juba see algus tekitas mitmeid mõtteid, millest kohe edasi rääkida ja millega seoseid luua. Et kõigepealt ma ütlen kohe selle ära, et seesama eneseanalüüs, millest me nüüd nagu pisut sügavamalt vaatame, siis et mida see endast kujutab, selleks ei pea olema ideaalne ja selleks, et hakata eneseanalüüsi tegema, ei ole kindlasti vaja, need programmid on head, mida me ka pakume ja need toetavad, aga kindlasti need ei ole nagu vajalikud selle jaoks, et seda eneseanalüüsi teha ja atesteerimisele minna. Et programmid annavad käigu võib-olla edasi ja võib-olla ka siis peale seda eneseanalüüsi tegemist, selle atesteerimise kogemuse saamist, et kui seal tekib siis mõtteid, kuidas ennast edasi arendada, kuidas enda professionaalset sellist kompetentsi täiendada, et siis need programmid on kindlasti head, aga just, et see
see nii-öelda ootus maha võtta, et peab nüüd selleks kuidagi spetsiaalselt valmistuma hakkama, et seda kindlasti ei ole. Samamoodi kogu see süsteem ja ka see eneseanalüüsi olemasolu, et ta on rajatud sellele tugevusele, mis meil hariduses juba niigi on. Ja see on see suhteliselt suur autonoomsus erinevatel tasanditel, mille üle me hirmus uhked oleme, kui me räägime välisriikides, kuidas meie haridussüsteem on üles ehitatud ja välisriikide delegatsioonid on alati selle üle väga kadedad heas mõttes, eks meil. Ja selle autonoomsuse juurde me pakume selle süsteemiga sellist ausat, kvaliteetset tagasisidet, et kui me tegelikult räägime koolikultuurist, kus me tahame, et õpetajad võtaksid vastutust ja arendaksid oma tööd ja tegelikult see põhimõte ei ole üldse eksklusiivne kuidagi ainult hariduses, aga üleüldse organisatsioonis, siis tegelikult sellise autonoomsuse ja kvaliteetse ausa tagasiside vahel selline tasakaal või balanss, et seda peetakse ka teaduskirjanduses väga oluliseks. Ja seetõttu sellele meie haridussüsteemi suhteliselt suurele autonoomsusele me selle atesteerimissüsteemiga näemegi, et see tagasiside võiks olla aus, kvaliteetne, et me tegelikult räägime ju sellisest ikkagi kultuuri arendamisest, tagasisidestamise kultuurist, mida siis tuua sisse selle süsteemi kaudu. Aga sa võid vist vahepeal slaid edasi ka panna, et siis on pilt ka natukene mitmekesisem. Õppimist toetav juhtimine, mis siit juba varasemalt ka läbi käis, see on siis perspektiiv, kuidas me saame kooli juhtimist vaadelda. Et ka eneseanalüüsi tehes on ju võimalik vaadata oma tööd läbi erinevate nii-öelda prillide, erinevatest vaatenurkadest. Aga me räägime õppimist toetavast juhtimisest, selle ühise nimetuse alla on siis ühelt poolt teaduskirjandusele tuginedes, mis võtab kokku aastakümnete pikkuse teadmise selle kohta üle maailma. Et tegelikult mingisugused valdkonnad on kooli juhtimises läbivalt olulised. Ja kui juhtkond pöörab neile tähelepanu, kui juht pöörab neile tähelepanu, siis me näeme, et ka õpilaste õppimine on parem. Ja need 4 valdkonda, mille ühisnimetaja on siis õppimist toetav juhtimine, need on teie ees, nende ringide sees, et alati ju juhtimine igas organisatsioonis hakkab pihta sihiseadest. Meie haridusvaldkonna arengukava kitsendab seda juba märgatavalt. Me tahame oma haridusega liikuda sellise õppijast lähtumise suunas, ehk siis see sihiseade, mitte lihtsalt sihiseade, vaid õppijast lähtuv sihiseade. Seda ümbritsevad õppekava arendus, mis tähendab siis seda, et need sellised abstraktsed ja võib-olla idealistlikud sihid tuleb ju pragmaatiliselt sõnastada ümber ja rakendada päris elus, ehk siis õppekavas laias mõttes. See ei ole ainult see dokument, vaid ka selle õppekava rakendamine ja selle monitoorimine, ehk siis selline arendustöö. Ja selleks, et me saaksime seda teha, siis on vaja õpetajaid ja seda meeskonda, kes koolis on, ju kogu aeg võimendada ja toetada nende professionaalset arengut. Et selleks, et me saaksime muutustele vastu minna ja muutuseid ellu kutsuda, meil peab ju endal olema ka teadmine sellest, et kuhu me tahame liikuda ja selleks me peame ise juurde õppima, et iga muutusega käib koos alati õppimine. Ehk need 3 valdkonda moodustavad selle õppimist toetava juhtimise, võiks öelda tuumiku ja kõik ülejäänud eesmärgid, mida kooli juhtimises ei ole ka mitte vähe, on siis see keskkonna kujundamine. Ehk need 4 valdkonda, need ei ole kindlasti kellelegi siit ju võõrad, aga võib-olla sellises omavahelises sidususes ei ole kõik seda varem näinud ja mõelnud sellele nõnda. Ja mis on selle mõte, on see, et see näitab, et millises suhtes need erinevad eesmärgid, mis siis vastavalt ühele või teisele valdkonnale me saame leida juhtimistööst, juhitööst, et kuidas nad on omavahel seotud ja tegelikult ka need eesmärgid, mis on seotud näiteks seal materiaalsete ja administratiivsete tingimustega, mis on see keskkonna kujundamine, aga ka võib-olla üldise sellise sisekliimaga
mis on ka keskkonna kujundamine, et tegelikult need asjad ei ole nagu iseenesest olulised, vaid tegelikult kooli kontekstis või hariduse kontekstis nad on olulised selleks, et me saaksime seda tuumikut tegelikult adresseerida, et me saaksime õpetajaid professionaalset arengut, nende professionaalset arengut toetada, koos õppekava arendada ja lõpuks õppijast lähtuda. Ja siin on viide ka ühele artiklile, mis on hiljaaegu nüüd tõesti kättesaadav, et mis siis kontseptualiseerib sellist õppimist toetavat juhtimist. Teaduskirjanduses nimetatakse inglise keeles leadership for learning, aga selline artikkel siis inglise keeles olemas ja avatud ligipääsuga ka, et saate ise vaadata veel selle kontseptsiooni kohta lähemalt. Vaatame edasi slaide. Ja selle sama artikli nagu põhjal on siin siis mõningaid märksõnu välja toodud nende 4 valdkonna kohta ka, et kuidas Eesti siis kogenud koolijuhid ütlevad, et kuidas nemad siis kas õppijast lähtuvad sihiseadet või õppekava arendust, mida need selle heaks teevad. Et me näeme, et näiteks õppekava arenduse all tuuakse siin välja, et nende ülesanne nagu väärtustada õppekava ja tagada sellise arendusprotsessi regulaarsus ja nii edasi. Et see on nagu väike selline maitse sellest artiklist, millele ma siis ennist viitasin. Aga läheme veel edasi. Nii, ehk siis see atesteerimise olukorras, see eneseanalüüs ei ole nagu mingisugune sündmus iseenesest. Et kui väga üldiselt vaadata, me näeme siin vasakul pool värbamine ja paremal pool atesteerimine. Ja vasakul pool me näeme ka, et meil on siin kompetentsimudel, mis on juba arvatavasti teile kõigile tuttav, mis on siis vahend, millega me saame kaardistada juhi potentsiaali. Me saame edukalt kasutada seda juhi värbamiseks. Samamoodi me saame haridussilmas tulevikus on võimalik kasutada sellist enesehindamise lahendust selle kompetentsimudeli põhjal. Me saame arenguvestlustel eelselt seda kasutada ja siis vestelda juhiga selles osas. Aga atesteerimise eripära seisneb selles, et seal me tahame vaadata, kas see potentsiaal, mida me oleme hinnanud ja prognoosinud, et kas see tegelikult on rakendunud nende eesmärkide heaks, mida meile on seadnud siis kõige laiemas mõttes haridusvaldkonna arengukava, aga mis on samamoodi seotud ja harmoonias näiteks hariduse kvaliteedi kriteeriumitega. Ja seal tulebki meile appi siis õppimist toetavate juhtimisviiside vaade sellele juhtimisele. Et see on see viis, kuidas need 2 lähenemist saavad omavahel üksteist täiendada siis sellises pidaja ja koolijuhi vahelises koostöös. Ja tegelikult arenguvestluste Liis juba viitas ka sellele, et see sama eneseanalüüs, liigume sinna aina lähemale, varsti vaatame sinna ka sisse, aga et see sama eneseanalüüs saabki nõnda arenguvestluste kaudu kas või aasta-aastalt valmida. Et see ei pea olema üleüldse selline sündmus atesteerimis olukorras või siis seal selle jaoks tehtud, vaid tegelikult edaspidi on isegi hea, kui see valmib korraliste arenguvestluste eel, tegelikult vaadatakse juba siis üle eesmärgid, kokkulepped, mis on tehtud selleks eelolevaks olnud perioodiks, tulemused ja seatakse uued järgmiseks. Ja tegelikult siis on juba juhil võimalik vaadata tagasi ja oma eesmärgid ja tulemused, eesmärgid ettepoole ja tulemused tahapoole siis kirja panna sinna eneseanalüüsi, kuni siis atesteerimisel need aastad kõik võetakse koos uuesti vaatluse alla koos selle atesteerimiskomisjoniga, kus siis kvalitatiivselt uus perspektiiv tuleb läbi nende kolleegidest teiste koolijuhtide. Et pidaja esindajaga need arenguvestlused on ju niigi aastasse, aga need teised koolijuhid, kes siis atesteerimisolukorras tulevad ka vaatama seda tööd ja tagasisidestama seda oma perspektiivist, et see loob selle uue kvaliteedi seal olukorras. Nii, vaatame siis veel järgmisele slaidile. Ja sa võid siin isegi kõik need korraga ette panna, et siin juhi eneseanalüüs siis koosneb 3 suurest osast. Esimene
isiklik juhtimiskäsitlus, see on selline üldine, kus siis juht saab mõelda ennast analüüsides ja võtta kokku nõnda sõnaliselt väljendades, millel on oma suur väärtus ka, eks ole, muuseas. Me arvame küll, et me enam-vähem teame, mida me mõtleme ja kuidas me asjadest arvame ja millised meie lähenemised on näiteks ka juhtimisele, aga see on oluline seda ka verbaliseerida ja nõnda kokku võtta. Ehk siis see on see esimene punkt. Ja see on ühtlasi ka sellele komisjonile, kus need teised koolijuhid ju, neil on vaja selle juhi tööga ja sellise üldise vaatega ka paremini tuttavaks saada. Et see on üliväärtuslik neile ja see punkt on võib-olla isegi kõige viimane täiendus sellisele atesteerimissüsteemi ja selle eneseanalüüsi sisulisele arendusele, mis on samamoodi tulnud sellise arendustöö käigus, katsetamiste, piloteerimiste käigus, see vajadus. Ja see on ennast õigustanud. Siis teine punkt on just nimelt õppimist toetav juhtimine ehk siis töö tulemused. Ja need on siis läbi nende 4 kategooria kaupa atesteerimisperioodil seatud eesmärgid, nendes 4 valdkonnas ellu viidud tegevused, hinnang nende tulemusele ja samamoodi ka siis välja toodud, millised on need edasised parendustegevused või milline on siis see pilk tulevikku. Ja 3. punkt, isiklik professionaalne areng seal eneseanalüüsis. Ehk siis see on nüüd juhil iseenda kohta, et kuidas ta ise on tajunud näiteks kompetentsimudeli põhjal enesehindamisvahendina seda kasutades või siis näiteks 360 kraadi meetodil sellega tagasisidet kogudes, et mis ta näeb, et mis on need tema isiklikud arenguvajadused just nende kompetentside mõttes. Et need 3 sellist eneseanalüüsi punkti. Ja tegelikult nende kõigi juures on oluline ka tegelikult töö tulemuste ja professionaalse arengu juures on oluline ka ikkagi selline tõenduspõhisuse printsiip, et sa võid veel korraks vajutada, klikkida ja vaatama, kas see ilmub veel midagi just. Ehk et me tahaks suunata, et see eneseanalüüs ei pea olema ilukirjanduslikult pikk, aga ta peaks olema konkreetne ja argumenteeritud ja võimalikult tõendatud. Ja see on ka asi, mis vajab harjutamist, et neid tõendeid ja argumente, et miks üks või teine eesmärk just nüüd oli relevantne, just sellel aastal oli relevantne. Ja samamoodi ka, et kuidas me hindame, mille põhjal me teame, et see eesmärk on saavutatud, et selleks siis tõendeid ja argumente leiab eri allikatest, olgu see siis kvaliteedi hindamise kaudu või riiklikud küsitlused või siis kooliuuringud võib siin kohe välja pakkuda. Või siis professionaalse arengu puhul, nagu ma mainisin ka, et see kompetentsimudeli enese hindamise tööriist on hea lahendus ja siis loodetavasti see 360 võimekus haridussilmas ka saab seal juures olema, et laiemalt tagasisidet korjata. Nii, lähme veel edasi. Et paneme siia kõrvale ka siis, mida pidaja tagasisidestab juhi kohta. Ja nagu me näeme, esimene punkt on töö tulemused, see kattub siis juhi eneseanalüüsis selle teise punktiga. Ja me ju teamegi seda, et piirkonniti on need kontekstid hästi erinevad, et millised eesmärgid on ühes piirkonnas, ma ei tea, kus on kahanev elanikkond või teises, kus on see kasvav. See on lihtsalt üks näide, aga neid detaile on ju palju. Et tegelikult need eesmärgid, mida juht seal teises punktis eneseanalüüsis kajastab, need võiksid olla aasta-aastalt arenguvestluste käigus ju läbi räägitud ja kokku lepitud ka pidajaga või vähemalt mingis osas, et astutakse ikkagi ühte sammu. Et seesama asutus on osa sellest laiemast süsteemist, mis seal siis ühes või teises piirkonnas on. Ja need eesmärgid võivad ju piirkonniti ollagi väga erinevad. Ehk siis siin siis pidaja saab anda oma tagasiside, kuidas tema näeb neid töö tulemusi, nende eesmärkide põhjal, mis omavahel on kokku lepitud.
Siis teises punktis selline üleüldine koostöö, et noh, kuidas on midagi tähtajaks esitatud või ei ole. Ja kolmandas punktis, see on siis hästi konkreetselt juba seadusest tulenevate ülesannete ja kvalifikatsiooni osas pidaja saab kinnitada, et temale hetkel teadaolevalt ei ole nagu ühtegi põhjust, miks ei peaks koolijuht saama atesteeritud. Et selle punkti osas ka ma loodan, et võib-olla Indrek ja Liis oskavad veel täpsustada, aga tegelikult laias laastus meil ei ole lõpuks mõtet algatada ka selliste koolijuhtide puhul üleüldse seda atesteerimisprotsessi, et tegelikult kelle puhul on juba eelnevalt teada, eks, et näiteks selles punktis pidaja ei saa kinnitada, et nad nii-öelda läbiksid selle või et tegelikult on ikkagi seadusega mingisugused asjad pahuksis. Nii, kas meil on veel slaide? Ei ole. Aga siis ma mõtlen, et jah, võib-olla tagasiside osas sa, Liis, palusid, et ma midagi ütleks, et tõesti see üldine tagasiside, mis siis sellele atesteeritavale koolijuhile tuleb, see tõesti on siis hästi sisuline, et ja jälgib ikkagi sedasama vormi, mis siis on juhi eneseanalüüsis, et see pidaja tagasiside on seal kõrval, üks alus ja abivahend komisjoni liikmetele, et aduda seda konteksti, milles koolijuht töötab, et tal oleks, et selle koolijuhi eneseanalüüsi kõrval oleks nii-öelda see teine vaade, see tema pidaja vaade, aga et see tagasiside, mis siis atesteeritavale koolijuhile läheb, et see on laias laastus soovitatav anda sama struktuuri alusel nagu koolijuhi eneseanalüüs. Ehk siis tagasisidestada koolijuhi sellist vaadet juhtimisele, laia vaadet juhtimisele ja siis juba edasi, et tema seatud eesmärke, kuidas need eesmärgid, kuidas näiteks õppimist toetavate juhtimisviiside 4 valdkonna kaupa need eesmärgid on jagunenud. Et näiteks võib-olla tulebki välja, et väga palju on eesmärke, selliseid üldiseid keskkonda kujundavaid eesmärke, aga et võib-olla on näiteks õppekavaarenduses või õpetajate professionaalse arengu toetamise kohta on selliseid konkreetseid eesmärke vähevõitu või pole üldse. Et me teaduskirjanduse ja uuringute põhjal ju teame seda, et seesama õpetajate professionaalse arengu toetamine võiks olla üks selline valdkond, mis võiks paremini sisustatud saada kooli juhtimises. Ja teine asi, mida Liis palus, et ma ka võib-olla veel mainiksin, et tõesti selle eneseanalüüsi läbitöötamisel ja atesteerimiskohtumisel, jah, see ei ole kindlasti nagu ühe komisjoni liikme show, kui nii võib öelda, et meie soovitused ja sellised nii-öelda parimad praktikad, mis praegu piloteerimiste tulemusel välja kujunevad ja millest me vormime ka sellised siis nagu head tavad või juhendmaterjalid, millest lähtuda. Et see ikkagi tähendab seda, et jagatakse ära valdkonnad, et seal see pidaja esindaja komisjonis saab mingid teemad, siis koolijuhtide esindajad saavad mingid teemad, kui seal on ka see väline ekspert, siis ta saab nagu mingid teemad. Et igal ühel on nagu mingisugune fookusteema, mis osas ta saab siis ka kohtumisel seda vestlust vedada, mis osas ta saab põhjalikumalt süübida koolijuhi eneseanalüüsi ja siis ka tagasisidet anda. Aga loomulikult meie senistest piloteerimistest nii-öelda see parim praktika on ikkagi see, et see ei tähenda, et ainult nende valdkondadega siis see üks inimene nagu tegeleks ja tutvuks, et ikkagi kõik tutvuvad tervikuga ka, aga lihtsalt omavad siis võib-olla sellist fookust mõnes konkreetses valdkonnas. Näiteks professionaalse arengu toetamine, et see on kellegi teema ja tema siis veab seda ja võtab selle nagu suurema sellise vedava vastutuse selles osas. Et sellise kujul tööjaotus on hea lahendus. Aga siin koha peal annaksin siis sõna edasi Aulele.
Aitäh sulle, Daniel, ja aitäh, Liis, eelneva eest. Mina olen siis Aule Kink ja praegusel hetkel kahes rollis, et olen Eesti Koolijuhtide Ühenduse tegevjuht, aga natukene alustan siis tagasivaatega sellele, kui ma olin veel koolijuht, 9 aastat Häädemiste keskkooli direktor, nii et kui ma kandideerisin sinna atesteerimise ekspertide programmi, siis olin ma veel koolijuht. Ja nii, et ma olen ka selle näidise atesteerimise läbinud, et proovisin siis ära, kuidas see on, et esialgu ikkagi läksin sellesse protsessi teadlikult, et mul seisab ees atesteerimine ja hiljem juba siis nüüd ma selle kogemuse pealt saan edasi koordineerida kogu seda tegevust. Et nii, et ma võtan kõigepealt jah, selle koolijuhi poole. Et kui ma mõtlen tagasi, et sellel pikale teele, mida Liis ka siin kirjeldas ja kogu selle protsessi ettevalmistamisele ja siis kõik need koolijuhid kogu aeg rõhutasid seda, kes selles kaasas olid, et see ei tohi olla mingi mõttetu bürokraatia. Et see peab olema päriselt koolijuhile vajalik. Sa võid ka lihtsalt vist selle edasi järgmise slaidi panna, et seal on see koolijuht keskmes. Ja siis oli nii, et oli see hetk minu ees, kus eneseanalüüs, tuli hakata seda eneseanalüüsi täitma, võtsin selle lahti ja mõtisklesin natukene aega ja siis panin selle arvuti kinni ja ütlesin, et no nii, nüüd on see käes, see bürokraatlik jama seisab mul siin ees ja mina seda teha ei taha. Ja noh, ütleme, et ma hingasin ikkagi sisse välja paar korda ja mõtlesin, et mis see ikkagi nüüd on, et ma ei oska sealt oma tööst midagi kirjutada. Ja siis läks mööda nädalat 2, hakkasin otsast peale ja noh, mingid mõttevälgatused olid, aga ega ikkagi päris selge see ei olnud ja kui me siis saime nende atesteerimise ekspertide teiste koolijuhtidega kokku ja jagasime neid kogemusi, ja kui üks koolijuht siis hakkas nagu rääkima, kust mööda teed on tema hakanud minema ja vot siis lõi ikkagi lambike põlema ja läksin koju ja ma ei suutnud süüa ka, et sellepärast, et see tundus mulle niivõrd tore tegevus, et järgmised 2 päeva ma tegelesin selle eneseanalüüsiga, et päriselt hakata läbi mõtlema, et mida ma koolijuhina olen ikkagi teinud selleks, et see kvaliteetne haridus seal koolis oleks, et seesama iga õppija oleks fookuses, et igal õppijal oleks need võimalused, kuidas ma olen seda õppekavarandust, kuidas ma olen töötajaid, kas ma olen loonud tingimused töötajate arendamiseks, nii et see eneseanalüüs oli üks tõsine enesesse vaatamise teekond ja peab tunnistama, et see oli väga huvitav teekond, mingitel hetkedel mitte kerge, aga see oli üks väga põnev teekond. Ja no siis oli see järgmine hetk, kui hakkasid tulema need atesteerimiskohtumised ja selles atesteerimisekspertide programmis me siis tegime nii, et olid kolmikud, nii et kõigepealt ma osalesin 2 teise koolijuhi atesteerimisel ja siis ootas mind see atesteerimine ees ja mul tõusis aukartus nende koolijuhtide ees, kelle atesteerimisel mina osalesin, aga kui jõudis kätte ka see minu kohtumine, et ma pean tunnistama, et ma olen olnud hea pidaja ja me oleme pidanud arenguvestlusi ja meil oli selles mõttes oli ka hea seda eneseanalüüsi teha, et me olime püstitanud eesmärgid, me olime seal jälginud nende täitmist ka sellest karjääri ja kompetentsi mudelist lähtuvalt, aga nii sisulist tagasisidet ei olnud mina veel saanud, et see kestis atesteerimiskohtumine 2 tundi ja ma arvan, et natukene jäi puudu, aga see oli väga väärtuslik kohtumine ja selleks hetkeks, kui see näidisatesteerimine siis toimus, ma ei olnud ju enam koolijuht, vaid olin juba tegevjuht, siis ma pean tunnistama, et ma olin nii tohutult kurb, sest ma sain väga palju inspiratsiooni just see, et nüüd ma tahaks edasi minna siit koha pealt, et mul oli nagu, kui ma sealt koolijuhi kohalt lahkusin, oli üks kurb hetk, aga siis ootas mind järgmine kurb hetk, et ma tahaks nagu päriselt oma tööd edasi teha, nii et minu jaoks oli see atesteerimiskohtumine väga väärtuslik ja kui me ka pärast selle pidajaga arutasime, et ka pidaja jaoks oli, et me olime keskendunud
keskendunud ühtedele faktidele, aga kui seal on ikkagi 4 inimest komisjonis ja igalühel, eriti veel teised koolijuhid, et seesama pidaja esindaja, kes küll minu pidaja esindaja on haridusvaldkonnas töötanud, aga kes ei tea ju nii sügavuti, kuidas seda õppekava arendust või kuidas seda õppijat võiks koolis toetada, nii et see pidaja väärtustas seda kohtumist väga, et meie jaoks oleks siis pidanud järgnema siis järgmine kohtumine, kus me seame uued eesmärgid, et seda me ei teinud, sest minul sellel ametikohal seda vaja ei olnud, aga see oleks olnud väga sisukas ja vajalik kohtumine, nii et ma hoian seda eneseanalüüsi alles ja ka seda kokkuvõtlikult tagasisidet, et see, kui kolleegid tagasisidestavad sinu tööd, et see tõesti on sisuline ja aitab koolijuhti palju, nii et need koolijuhid, kes on selle läbinud, kes siis ekspertidena on saanud sealt seda väärtuslikku tagasisidet, aga kes ka on olnud selles näidisatesteerimisel, on ikkagi kõik öelnud, et nad on saanud sellist head edasiviivat tagasisidet, et mida ma koolijuhina teeksin paremini. Aga jah, tõepoolest see edasi oleks siis see hetk, et me istume pärast selle atesteerimiskohtumist ja kokkuvõtlikku tagasisidet maha pidajaga ja mõtleme, et mis on siis need järgmised sammud, mida ma koolijuhina teen. Nii et ma tõepoolest kinnitan seda, et need minu enda kogemused ja teised, et see annab sellise tohutult hea arengusüsti. Aga nüüd Eesti Koolijuhtide Ühenduse tegevjuhina, Liisa, kerime edasi, et Eesti Koolijuhtide Ühenduse tegevjuhina olen siis ma selles rollis, kus ma hakkan koordineerima kogu seda atesteerimist ja just eriti need, kes on atesteerimiseksperdid komisjonides. Nii et kui me vaatasime seda statistikat, siis esmajärjekorras on siis praeguse seaduse alusel 2026 ja 2027 tuleks atesteerida 155 koolijuhti ja me oleme planeerinud ja mõelnud, et sellel aastal võiks 60 koolijuhti ja järgmisel aastal siis 90+ koolijuhti. Sest praegu on kuulda olnud, et need koolijuhid, kes on, ma ei tea, kas see on hea või halb, need koolijuhid, kes on ikkagi väga staažikad, on juba väga pikka aega mõelnud, et võiks ikkagi pensionile minna, on otsustanud, et nad annavad teatepulga noorematele üle, nii et see number ka natukene väheneb. Aga jah, et circa 150 koolijuhti ootab siis ees sellel ja järgmisel aastal atesteerimine, nii et ma oleme istunud maha ja pannud mingisuguse ajakava paika kõige suuremate koolipidajatega, Tallinn, Tartu, Pärnu. Selle nädala lõpus olen kohtunud kõikide Ida-Virumaa koolijuhtidega ja kes nüüd saab siit sellest kohtumisest inspiratsiooni, võib mulle kohe kirjutada, võib mulle kohe helistada ja me saame teha selle plaani, et millal võiks olla sobiv hetk atesteerida ja tõesti toongi näiteks, et üks pidaja ütleb, et ta ei ole neid arenguvestlusi nii palju teinud, et võib-olla sellel aastal ei teeks neid atesteerimiskohtumisi, et 2027, nii et ma usun, et me saame kõikidele sellise hea ajakava, et ka see, et see juht tunneks, et see on talle õige hetk, et ta saaks piisavalt rahulikult ette valmistada seda ja see oleks õige aeg, et ka näiteks koolijuht saab öelda, et vot selles kuus või sellel ajal on mul kooli suur juubel tähistamisel ja et see ei ole võib-olla see kõige parem hetk, et selline paindlikkus võiks olla seal olemas. Ja loomulikult on siis atesteerimise ekspertidega koostöö, nii et selles esimeses grupis läbis koolituse 21 koolijuhti, kes siis sügavuti uuris seda, et mis kõik see õppija ja õppekava ja nii edasi, need õppimist toetavast juhtimisviisid on ja järgmine hetk on läbinud ka siis sellise näidisatesteerimise, nii et 21 on läbinud, 21 on praegu programmis, nii et sügiseks on meil siis 42 koolijuhti, kellega me siis seda Exceli tabelit hakkame kokku panema ja leiame siis sellise paindliku ja hea lahenemise, et kui selline esimene mõte oli see,
et see üks koolijuht on seal komisjonis väga lähedal ja teine on kaugemal, siis nüüd me oleme natukene muutnud seda, et minu selline kogemus näitab koolijuhtidega kokkusaamiselt, et piirkondlikud koolijuhtide ühendused teevad väga-väga head koostööd ja võib-olla see ei ole seal hea, et ta liiga lähedane on, et ta peab olema parasjagu lähedal, et ta tunneks konteksti, aga parasjagu kaugel, et ta suudaks selliselt rahulikult anda väga sisulist ja adekvaatset tagasisidet. Nii et selline koostöö seisab ees ja nii, et kohe-kohe ma kõikide pidajatega ühendust võtan ja kõikide pidajatega me kokku lepime, et kuidas meil läheb, nii et ma usun, et me leiame kõigiga sellise hea lahenduse, nii et need pidajate esindajad, kellega me oleme kohtunud, nendega me juba oleme aru saanud, et kui seal tundus, et mõni pidaja on väga palju koolijuhte ja väga suur, siis et see tundus nagu selline võimatu ülesanne, siis pärast rahulikku arutelu me saime aru, et see on väga kenasti teostatav, nii et ma usun küll, et see atesteerimine aitab nii pidajaid kui aitab koolijuhte ja lõpuks kõige tähtsam, et see aitab koolis õpilasi ja õpetajaid. Nii, aga nüüd vist on Hille järgmine, kes räägib enda kui pidaja kogemust. Ja, tere päevast, et ma küsin Liisi käest, kas mu ettekanne on olemas või ma jagan? Ole hea, jaga ise, ma lõpetasin enda jagamise ära. Vaata, kas saad jagada. Ikka saan. Suureks. Nii täitsa on näha. Näete, jah? Ja. Näete täis ekraani? Jah. Aga aitäh. Mina Hille Ilves ja panin slaidikava pealkirjaks koolijuhi näidisatesteerimisest pidaja kogemus ja nii nagu ka Aule oli programmis osaledes alustades teisel positsioonil, siis minu positsioon pidajana jäi alles, ainult vahetus siis riigikooli pidaja esindaja roll kohaliku omavalitsuse koolipidaja esindajana. Aga sisuliselt selles protsessis muutust ma ei tähendanud. Nii et see on kahe näidisatesteerimise kogemuse pealt kokku koondatud mõtted ja võib-olla väiksed lisanäpunäited, sest eelkõnelejad on kogu protsessi ilmselt ära või kirjeldanud. Aga võib-olla need asjad, mis siis selle pidaja esindaja rollis teha tuli. Ja esimene asi on see nõusolek komisjoni töös osalemiseks, ja sinna juurde ka veel see, et kas on võimalik huvide konflikt, mis jah, Eesti on väike ja kõik tunnevad kõiki, aga igaks juhuks see ära täpsustada. Siis ära kooskõlastada siis komisjoni liikmete osas ühine sobiv aeg, koht ja leppida kokku siis esmakohtumine veebis. Ja miks veebis, sest inimesed võivad paikneda üle Eesti ja koha peale sõit lihtsalt tekitas lisakulu ja ajakulu sinna juurde. Valida siis ühine komisjoni esimees sellel kohtumisel veebis. Ma olen pannud sulgudesse, et soovitavalt Eesti koolijuhtide ühenduse esindaja. Ja siin tuleb nüüd mängu see, mida ma nägin, et oli ka chatist küsitud, et miks koolijuhtide esindajaid 2 on. Ma lõpliku vastuse jään võlgu, aga see nende ekspertsus ja teadmised, mis selles atesteerimiskohtumisel rolli mängivad, vähemasti minu selle 2 kogemuse põhjal on väga olulised. Siis valida iga liikmel siis oma teema, neid teemasid on siin 4 tükki olnud ja ette valmistada, sest ilma ettevalmistuseta seda vestlust ei ole võimalik läbi viia, mis eeldab siis muidugi eneseanalüüsi ja pidaja hinnangu ka tutvumist ja endale märkmete tegemist, et asi korralikult sujuks. Ja kohe leppida ka kokku järelkohtumise aeg, millest on ka siin täna juttu olnud, et vormistada siis koolijuhile tagasiside ja ka ise siis
arutleda, mis saaks paremaks teha ja milliseid soovitusi jagada ja loomulikult siis ka EHIS-e sissekanne peale atesteerimist. Need on siis tegevused komisjoniga. Kui komisjon peab tegelema koolijuhiga, siis samamoodi kui komisjoni liikmetel on ühine aeg leitud, siis tuleb see kooskõlastada ka koolijuhiga ja kui need ajad ei sobi, siis kui nad ühel hetkel sobima saavad. Teavitada siis lisaks komisjoni koosseisust, eneseanalüüsi sisust. Nendest on siin täna juba räägitud ja ka näidatud ja kuidas seda täita ja kust täita ja kõik need selgitused, ma arvan, et koolijuhid järjest rohkem, kui neid atesteerimisi hakatakse läbi viima, sellega ennast kurssi viivad, nii et igal asjal ei peagi kohe näpuga juures olema. Ja ka direktorilt näiteks koolijuhid küsida, kas temal on komisjoni liikmetega võimalikku huvide konflikti. Et siis vastavalt komisjoni liikmeid leida uusi. Atesteerimiskohtumise korraldus, kui kõik on juba kokku lepitud, aeg, ruum ja kõik inimesed on kogunenud, siis pidaja vaates, mida vahel võidakse ära unustada, et see ruum oleks sobilik vestluseks ja et seal oleks ka võimalusel siis vesi, kohv, tee, nagu on olnud juba, kus on väiksed suupisted, aga seda ei pea loomulikult olemas, aga vesi võiks ikka olla laual. Siis kohtumist juhib komisjoni esimees, nagu ma ütlesin, et see võiks olla koolijuhtide ühenduse poolt. Miks? Veel kord rõhutades, et siis ei teki seal selle kohtumise käigus pidajal ja koolijuhil seda tunnet, et mina nüüd siin kuulan ja olen see, kes sulle hinnangut annan, vaid see hinnang tuleb ikkagist eksperdilt. Siin öeldi, et Aul ütles, et tal läks vestlus üle 2 tunni, ligi 2 tundi ajast ei puudu, siis tõepoolest minu esimesel komisjonis, kus ma osalesin, läks peaaegu 2 tundi ja tundus ka, et aega jääb puudu. Aga teisel kohtumisel 1,5 tundi me kõik olime veendunud, et me oleme ära rääkinud ja kuulanud kõik selle, mis oli vastastikku oluline. Vestlus loomulikult sõbralik, kulgeb teemalt teemale, komisjon on kuulaja rollis ja vajadusel suunav. Küsimused olid siis samuti koolijuhil iga teema lõpus. Ja loomulikult saavad komisjoni liikmed teha endale märkmeid. Üks, mis me kokku leppisime nende näitusatesteerimiste puhul oli küll see, et me kasutame märkmete tagasi või tegemiseks paberkandjad, sest arvutiekraan ei ole see koht, kust inimeste silmside kõige parem oleks ja kontakti hoidmisel on see väga oluline. Ja komisjoni tagasiside kujundatakse enamasti siis konsensuslikult. Jah, kui on eriarvamusi, siis vesteldakse, arutatakse ja kui kellelgi on mingid erisoove omapoolsed, mis ta sooviks koolijuhile anda, siis loomulikult saab need kirja panna. Ja mis oli hea, et mõlemal korral komisjonid juba ise selle enesehinnangu, koolijuhi enesehinnangu ja siis pidaja hinnangu raames tegid endale märkmeid, mis andis hea eelise selleks, et seda kohtumise kasutada või ka pärast protokolli koostamise. Ja muidugi ei tohiks ära unustada, et haridussilmas on siis see pärast kõik üleval. Atesteeritav koolijuht nende 2 kohtumisel kasutasid oma eneseanalüüsi, olid kenasti paberkandjal välja trükitud ja miks ka mitte, et ma ei saa öelda, et ei olnud inimestel ärevust, aga vahel võib mõni teema või oluline kommentaar andmata jääda ja siis oli hea järge pidada ja näiteid seal tuua. Ja kohtumise lõpus siis võeti teemad kokku ja räägiti ka sellest, mis on juhi järgmised karjääri ja arengu eesmärgid, kuhu ta jõuda tahab.
nii nagu siin täna külas ka, et pärast pidaja vestleb koolidega sellest, nii et nendel kohtumistel sai ka anda nõu, mis ei ole muidugi, mis on ainult soovituslikud, aga pidaja sai aru siis, pani endale kõrva taha või kirjutas üles, mis koolijuhi ootused järgnevaks on. Ja protokollist, on siin näidisatesteerimisel, et eraldi protokolli me ei kasutanud, tegime kogu eeltööd, nagu ma ütlesin, enne ära Drive'i keskkonnas ja kõik sai kirja pandud. Ja komisjoni märkmeid me tegime ja komisjoni esimees koostas siis tavapärase protokolli, nii nagu protokolli vorm ette näeb haldusmenetluses, mitte pikalt, aga sihuke 1 või 2 A4 siis. Ja protokolli osas oli lisa, milles siis kohtumisest tagasiside koolipidajale ja selle lisame siis koos protokolliga allkirjastasime kõikide komisjoni liikmetega. Ja komisjoni järelkohtumine, siis see teine kohtumine oli samuti veebis ja ühtlase siis ühise tagasiside kujundamine. Ja komisjoni esimehele siis saatsime oma arvamused ja tema kujundas ja vormistas siis selle tagasiside lõplikult. Nii et ongi viimane slaid. Julgustan kõiki, esimene näidisatesteerimine võib-olla oli, keegi me komisjoni liikmetest ei teadnud, kuidas see päriselt läheb, aga üle ootust väga hästi sundimatus õhkkonnas ja ma arvan, et rahule jäid kõik osapooled, nii et ja võib-olla üks asi küll, mis ikka chatis täna läbi jooksis, oli see, et kui pidaja saab aru, et tegelikult see koolijuht ei peaks jätkama, et kas ta siis peaks jõudma üldse atesteerimisele või mitte. See on tõepoolest pidaja eelnev otsus takistada. Seda loomulikult ei saa, aga kuidas direktor välja juhatada, see on ikkagist iga pidaja roll. Mis ma veel soovitaksin, et see osa, kus räägitakse keskkonna kujundamisest ja annab ka võimaluse, täna jooksis ka läbi see slaidi, et kohaliku omavalitsuse vaates või ka riigi vaates, kuidas koolijuht saab hakkama rahaliste vahendite kasutamisega ja kogu oma siis ütleme füüsilise õpikeskkonna kujundamisega, kui palju ta sellest hoolib ja kuidas ta loomulikult väärtustab tegelikult neid õpilasi ja õpetajaid ja muid koolitöötajaid, et seda palun ärge mitte ära unustada, väga oluline. Tagasiside tuleb sealt, aga mina tänan, aitäh. Aitäh, Hille. Küsin võib-olla veel tõesti, et sa püüdsid siin ka mõnedele küsimustele, mis chatist olid, natuke ka vastata, et sa tõesti oled olnud ju pidaja vaates tegelikult ka Eesti Linnade Valdade Liidu, sa oled ka tervikpilti kohalikust omavalitsusest on ju näinud, pluss siis nüüd riigikoolide pidajana, nüüd kohaliku omavalitsuse esindajana, et kui sa paari lausega seletad lahti, et kuidas sina näed siin erinevust, et mis on arenguvestlus iga-aastane ja mis on atesteerimine, et kas sa näed selle mingit kvalitatiivset erinevust, kui näed, et mis need kõige olulisemad märksõnad võiksid olla? Hea küsimus, aitäh Liis, et ma ei julge väita, kas kõik koolipidajad juba viivad läbi oma koolijuhtidega arenguvestlusi. Ma saan jagada ainult seda kogemust, mis jääb nüüd 3 aasta tagusesse aega, kui sai üle võetud kohalikelt omavalitsustelt riigi ülalpidamisele koolipidajad Virumaal ja mul oli väga kurb kuulda, et ma olin esimene, kes nendega arenguvestlust pidas siis ATM-i kui koolipidaja rollis, et ma julgustan seda tegema. See on väga vajalik juba see, et me mõtleksime kaasa vastastikku ja toetaksime üksteist, mitte ei ajaks lihtsalt oma igapäevaseid tegemisi ja töid ja sealt tekib see vaade, kus ka koolijuht näeb suuremat pilti, kui ta harjunud on
mis ma tahan öelda, aga oli selle eneseanalüüsi koostamise puhul, nende näidisatesteerimise puhul mõlemad koolijuhid tõdesid, et nad ei ole ennast niimoodi kunagi analüüsinud, oma tegemiste ja toimetusi sisse vaadanud. Aule ka siin ütles, et see oli üsna suur väljakutse algul ja kindlasti see väärib, jah, ma mõistan, et meie kõikide tööd ja tempod on väga kiired, aga see aeg tuleb leida ja see on kindlasti väärtus, mida see atesteerimine endaga kaasa toob, et seda eneseanalüüsi sissevaadet omada. Ja muidugi sinna eelneb see arenguvestluste tegemine. See peaks olema. Nii, aga suur tänu sulle, Hille, selle jagamise eest. Et siin mõned küsimused on chatis saanud ka vastatud, kas otseselt või kaudselt, et mõned võib-olla jäävad veel üles, aga siinkohal tegelikult on veel natuke aega, et kui keegi tahab veel kommenteerida, küsida, et siis andke käega märku. Nii, Hille, sa võid siis ekraani jagamise lõpetada, on ju? Nii, kas on keegi Aule või Daniel või Hana siit ministeeriumi poolt, Indrek, tahate midagi täiendavalt öelda? Ei ole küsimust? Ei ole, aga ma võib-olla tõesti rõhutan seda veel, et saame pidajatega kokku ja arutame ja ma võtan ise varsti ühendust, kui teie ei võta, nii et ma arvan, et üsna varsti, kui me oleme selles protsessis sees, siis me hakkame kõik nägema selle positiivseid tulemusi, nii et. Aitäh, Aule. Tõesti, Aule on selline hea partner meile kõigile, et oluline just ka, et ise alles sõna otseses mõttes eile praktikuna on ju põllul töötanud, et teab väga hästi seda ja tegelikult ka meil omal Hana, kes on alles praktikuna eile sisuliselt töötanud, et näeme selles väga suurt mõju, aga Andres Pajul oli esimene käsi. Palun. Tere päevast, et ma ikka ei saa oma küsimusele vastust, et viidatakse küll siin selle mudelile, aga mis on ikkagi selle siht ja tulemus, nii nagu Daniel rääkis, et kahe sõnaga, et siht ei saa olla umbmäärane, siht peab olema üsna selge ja tulemus hästi selgelt mõõdetav. Te mõtlete nüüd atesteerimise protsessi konkreetselt, mis on atesteerimisprotsessi? Ma konkreetselt kasutati kõik mitmel korral seda mõistet, et kvaliteet peaks tõusma. Ma küsin, mis on kvaliteedi kriteeriumid ja mis on see siht, mida siis selle eesmärgiga soovitakse saavutada. Te olete ise oma ettekannetes öelnud seda. Ja just kvaliteeti on selles mõttes, seda on keeruline siin ühe lausega öelda, et on haridusasutuse kvaliteet ja haridusjuhtimise kvaliteet, et haridusasutuse kvaliteedi kriteerium tegelikult on küll, mida me ka arengukavas seirame oma dokumentides, on osad ka, mis on haridussilmast nähtavad, aga siis hariduse kvaliteedi agentuuri kodulehel on ka väga põhjalikult lahti kirjutatud hariduse kvaliteedi kriteeriumid. See, mis puudutab haridusjuhtimise kvaliteedi kriteeriume, et neid oleme toonud, üks põhiline uuring, mis me toome välja, on Talise võrdlusuuring, siis meie oma rahulolu uuringud, Tallinna Ülikooli kooliuuring, et need on sellised põhilised, millele me viitame ja siis see ka, millest ma alustasin, et miks küsimus, et kõigis õppeasutustes ei arendata ja ei seirata õppekasvatustööd sihipäraselt, koolijuhtide professionaalse enesearendamine on ebaühtlane, Eesti koolide juhtkonna liikmed pööravad OECD keskmisest oluliselt vähem tähelepanu tegevustele, mis toetaksid õpetajate koostööd ja alustavate õpetajate töölt lahkumise üheks oluliseks põhjuseks on toodud organisatsiooni kultuuri küsimusi ehk halvad suhted ja PISA ka toob meil veel selliseid juhtimiskultuuri neid murekohti välja, mis näitavad, et meil on see ebaühtlane või on siis, mis on
võib-olla OECD keskmisest madalamal või ebaühtlasemal tasemel. Et see on selline lühivastus, et pikemalt oleme neid probleeme, mida me viitame, välja toonud ka tegelikult põhikooli gümnaasiumiseaduse seletuskirjas ja sealt on toodud ka välja see, et tegelikult need ongi need näidikud, mida me tahame, et need kiiremas tempos muutuksid paremaks. Et need on ühelt poolt on see lõpuks on loomulikult keeruline öelda, et milline protsess, mida nüüd täpselt mõjutas, aga need on kõik need asjad, mida me nende muudatustega tegelikult adresseerime ja lõpuks on see, et kõige olulisem on see õppija areng ehk et tegelikult meil ei ole ka seal kõige paremini praegu, et see õppijakeskus on meil veel ka või nüüdisaegne õpikäsitlus ei ole päris hästi veel sellisel oodatud määral rakendunud ja need on ka kõik välja töötatud haridusvaldkonna arengukavas. Nii, Piret. Ja, aitäh, Liis, et sinu vastusest ma lugesin välja, et siht ei ole selge, aga mul on 3 küsimust. Et üks see, et kes maksab pidajakulu kinni? Me räägime siin koolijuhtide kinnimaksmisest tunnitasuga 34 €, aga kes katab kohvikulu, sest kohvi poole pealt peab olema üks inimene vähemalt komisjonis ja üks inimene, kes peab selle töö kõik ette valmistama. See on ka lisatöö, mida tegelikult riik kohustab tegema. Teine küsimus on see, et kas saab ka olla sellist juhtumit, et ei atesteeritagi kedagi ära. Või on see lihtsalt linnukese pärast, et vestleme, arutame, tore küll, aga tegelikult kõik, kes täidavad eneseanalüüsi ja kõik, kes tulevad kohale, saavad atesteeritud. Ja 3, mida me teeme siis lasteaiajuhtidega, et siis lasteaiajuhid, kes meil väga paljudes kohtades on kooli ja lasteaiaga seotud, siis nende osas me räägime siis atesteerimisest pooles osas. Et on see teil ka kuidagi läbi mõeldud või? Aitäh! Nii, püüan nüüd mälu järgi vaadata, kas mul jäid kõik küsimused meelde, et esimene küsimus tõesti selle kulude katmise osas, et koolijuhi arengu toetamine ongi tegelikult koolipidaja ülesanne, et olete siin ise ju, Piret, sa ka ise korduvalt öelnud, et millist lisandväärtust see toob, et tegelikult te teete neid tegevusi ju kogu aeg, et miks me kohustame teid veel lisategevust tegema, et tegelikult see arengu toetamine on teil püsiv ja tegelikult pidev tegevus ja ka... Ja vabandust, Liis, sellega me tegelemegi läbi arenguvestluste. Kui riik paneb käsu korras mingi uue süsteemi püsti, siis see on topeltkoormus ja see tuleb katta kuluna, sest te olete ise öelnud, et atesteerimine ei asenda arenguvestlust. Järelikult tuleb teha teatud sammud topelt. Miks me teeme siis topelt neid asju, kui tegelikult, nagu sa ilusti ütlesid, see on pidaja vastutus? Ja pidaja vastutus lihtsalt selle atesteerimisega me toome sinna lisandväärtust juurde kogu sellele kvaliteedile, sest isegi need on ka nüüd, kui ma nüüd ei eksi, siis Tallinna kooliuuringust tulnud tulemused, et see, kui on see linnuke kusagil kirjas, et arenguvestlus on peetud, et me peaksime sinna ju sisse minema, et mida seal on üldse arutatud, et tegelikult koolijuhtide tagasiside arenguvestluse sisule on ka väga ebaühtlane tulenevalt kooliuuringust. Daniel saab seda siis mul kinnitada või ümber lükata, aga tegelikult see on ka üks samm, millega me liigume ka selle kogu juhi arengu toetamise sellise süsteemsema lähenemise poole. Et tõesti hetkel ei ole plaanis katta halduskoormust pidajale, mis tekib komisjoni moodustamisega otseselt. Muid kulusid ei teki, koolijuhtide ühenduse esindaja tasusid ei pea pidaja kinni maksma, ehk et siis pidajale jääb tõesti halduskoormus. Pidajal jääb vähemalt halduskoormus, mis on 670 000 pool. Nii et palun planeerige see enne, kui me läheme ja nõuame selle välja. Sest riik peab võtma vastutuse, kui ta paneb ülesande. See on juba läbi sotsiaalhoolekande reformi, see tuleb läbi tegevuskulude vaidluse ja tuleb ka praegu, see tuleb riigil katta. Kui te pannate täiendavaid ülesandeid, see võib olla hea idee, palun siis katke see ka rahaliselt, mitte ainult koolijuhtide ühendusele, kus tegelikult on liikmed kõik palgalised, valdavalt kohalike omavalitsuste juures ja saavad seal põhipalka. Nii et palun katta kulu
mis on vähemalt 670 000 pool. Nii, aitäh tagasiside eest. Piret, tuleta meelde, mis teine küsimus oli? Teine küsimus oli see, et kas on võimalik ka see, et ei atesteerita kedagi ära, et lihtsalt ei olda. Teil oli küll ilusti kirjutatud, et peab tegema konsensuslikku, aga kui ei teki konsensust ja öeldakse, et tegelikult me ei atesteeri seda inimest ära, on see üldse võimalik või lähevad kõik läbi, kes kohale tulevad ja midagi kirjutavad? Seal on mitu etappi, on ju. Kõigepealt eneseanalüüs on siis selline üks etapp, pidaja tagasiside on teine etapp. Kui need etapid on tehtud ja komisjon hindab neid dokumente, et nende dokumentide terviklikkus on olemas, ehk et neid ei pea täiendama ja vestlus toimub, siis tegelikult koolijuht on atesteeritud sellepärast, et see on selline kvalitatiivne tagasiside. Ja kui on küsimus, ma ei tea, kas oli see küsimus ka, et kui üldse pidaja komisjoni ei moodusta, seda vist ei olnud, on ju, seda küsimust ei olnud, et me oleme seda ka analüüsinud, et mis juhtub siis, kui pidaja üldse komisjoni ei moodusta, et siis on tõesti, see on seadusest tulenev kohustus ja siis on järelevalve teema. Lasteaed põhikooli direktori küsimus oli ka, atesteerimine on tõesti põhikooli gümnaasiumiseaduse järgi hetkel, ehk et siis selle kvaliteedi näitajad enamasti, mis tegelikult suures osas, mis on ju toodud ka näiteid, tulevad ikkagi üldhariduskoolist, ehk et juhtimiskäsitlus ja sellised asjad, mida saab tervikuna vaadata, juht kui juht on ju kooli, lasteaed põhikooli juht, aga tõendid tulevad kooli osast. Nii. Kas see on väga terviklik süsteem? Ma ikkagi ei saanud vastust, et palun selgita, on mõni näide, too näide, kui ei saa atesteeritud. On selline juhtum üldse, seletuskirjas ei olnud sellist võimalust üldse. Seal oli kirjutatud, et peab olema konsensus. Kui ei teki konsensust, mis saab? Kas ma võin ise proovida, Liis, vastata? Et mulle tundub, et me nagu räägime ikkagi natuke nagu eri asjadest, et atesteerimine sellisel kujul on üles ehitatud, selle tulemus on diagnostika ja see diagnostika võib olla kvalitatiivselt väga erinev. See sõltub sellest, eks ole, keda atesteeritakse, mida täpselt sealt eneseanalüüsist, pidaja tagasisidest loetakse. Ja see diagnostika on ju toeks täpselt pidajale oma praegustes ülesannetes, kui sisuliselt 2 teist koolijuhti tulevad ja vaatavad ka seda tööd, mis seal kohapeal toimub. Et ma arvan, et see ei pruugi olla nagu hea lahendus või me räägime nagu sellest, et Piret, kui sa ütled ka, et koolijuhtidega juba nagu nii tehakse, arenguvestlusi tehakse, aga valdavalt julgeme ikkagi öelda, et ju ei tehta. Et see on selles mõttes ka ikkagi nagu uus käik ja mis ma oma osas just siin proovisin ka rõhutada, et tegelikult need arenguvestlused ja atesteerimine, et nad moodustavad terviku. Et me tegelikult ju toimetame sama eesmärgi nimel. See on see osa nagu sellest hariduse kvaliteedist või mida siis näiteks AK kvaliteedimudel peaks koolis adresseerima, et atesteerimise ja arenguvestluste kontekstis me peaksimegi ju tegelema juhtimise ja juhi osaga sellest. Ja ma usun, et kõigile tuleb kasuks see, et jah, me aastast aastasse seal pidaja esindajana, eks ole, oma juhiga pean neid vestlusi ja toetan tema kvaliteeti ja tema professionaalset arengut. Aga siis teatud nagu etapi möödudes tulevad lisaks veel 2 pilku, eks ole, kes vaatavad seda tööd, annavad oma sisendi selleks, et pidaja ja juht saaks siis sealt edasi samme seada ja teha kaalutletud otsuseid, et see diagnostika kui selline, mis on tulemuseks, ei kukuta ju kedagi läbi. Küll aga on võimalik selle pealt võtta ette järgmisi samme ja nii nagu sai ka välja öeldud, et nagu nii-öelda see välja juhatamine, olgu ta siis millal iganes, et see on ju pidaja ülesanne ja pidaja kohustus nii ehk naa, et loomulikult atesteerimise käigus ja see diagnostika võib esile tuua mingisuguseid aspekte, mida varem võib-olla ei märgatud, mis võivad selle otsuse kaalumise teha kuidagi tõenäosuslikumaks, aga kindlasti selle tagajärjel otseselt midagi sellist otseselt ju ei juhtu, et see jääb ikkagi pidaja autonoomsuseks. Et mida mina puudutasin oli ka see, et atesteerimist kui sellist ei ole mõistlik alustada, kui pidaja juba näeb, et ta seal oma tagasisides punktis 3
ütleb, et näiteks seal on probleemid järelevalvega või mingisugused muud teemad, mida on teada, et praegu asjad ei vasta tegelikult ikkagi nõuetele või seal hariduse küsimuseks. Et mis iganes võib seal seadusest tulenevate nõuetega vastuollu minna, siis ei ole mõtet seda üldse alustadagi. Ja seetõttu me võime öelda, et kui pidajad ei ole selliseid teadaolevaid takistusi ja juht selle protsessi läbi teeb, et siis ta ka selle diagnostika saab ja ta on atesteerimise läbinud. Aitäh, lihtsalt need dubleerivad süsteemid, lõpuks me võime, kõik on kõigega seotud ja võime kõike teha, kui me jõuame. Meil on praegu nii palju muudatusi, mida ise HTM on teinud, et inimesed on lihtsalt nii koolis kui koolipidajad ülekoormatud. Ja minu omavalitsuses on väga ilusti andmed olemas. 79 KOV-ist 61 teevad seda eeskujulikult ja edasi nõudnud, mis puudutavad arenguvestlusi. Nii et ärme alahinda, vaid võiks natukene mõtlelda ka seda, et võiks olemasolevaid süsteeme ehk arenguvestlusi siis toetada, mitte luua täiendavat süsteemi. Aitäh! Nii, aga suur tänu tagasiside eest, küsimuste eest, et aeg on ka selleks tänaseks mõeldud ajaks läbi saanud. Ootame siis teie tagasisidet ja küsimusi. Veel võite ka otse kirjutada, aga tagasiside raames ja kooskõlastuse raames saate teha siis oma esindusorganisatsioonide kaudu seda. Et on mõned küsimused võib-olla, millele on juba vastused olemas ja tõesti omalt poolt luban seda, et täna on ka juba mõned korduma kippuvad küsimused avaldatud, aga me uuendame seda homseks. Ilmselt homme saame selle ära teha, et täiendame veel neid ja saate sealt juba mõned vastused. Ja igal juhul me oleme väga optimistlikud. Väga hea koostöö on olnud tõesti nii Tallinna Ülikooli koolijuhtide ja pidajate esindajatega, et meil on kogu protsessis olnud alati kaasas Eesti Linnade Valdade Liidu esindajad. Me oleme töörühmades neid arutanud, et tõesti see koostöö on olnud väga hea. Ja väga hea on see ka, et meil tulebki tegelikult küsimusi, millele võib-olla kas me pole lõpuni mõelnud või siis me oleme enda arvates juba ära vastanud, aga need tulevad sealt uuesti esile, mis on ka täiesti normaalne. Et soovin omalt poolt head esmaspäeva õhtut, ootame teie tagasisidet ja kohtumiseni uutel kordadel. Aitäh, head aega!